Alustuseks siis, nagu Meelis viitas, Riigikantselei poolt on siis juba peaaegu nüüd 2 aastat olnud töös ligipääsetavuse rakkerühm ja minu roll täna siis on anda teile selline ülevaade selle rakkerühma tööst ja sellest, kuhu me oleme selle ligipääsetavuse teemaga laiemalt jõudnud. Ja seda teha, siis ma alustan tegelikult nii-öelda A-st ja B-st ehk et ma alustan sellest, kust meie alustasime oma tööga ja jõuan siis sinnani, mis puudutab nüüd täpsemalt KOV-e ja kõige viimasel slaidil siis räägin natukene põhjalikumalt sellest, et millised järeldused ja soovitused me oleme teinud kohalike omavalitsuste suunas siis lähtuvalt senisest tööst. Nüüd hästi lühidalt teema juurde minnes, siis rakkerühm on selline ajutine töövorm riigis. See seda, et kui leitakse mingi teema, mis vajab väga mitmete ministeeriumite ja muude osapoolte vahelist ja lahendusi, siis selleks luuakse rakkerühm, see luuakse valitsuse otsusega ja ka praegusel hetkel siis tuli ligipääsetavuse teema eelmise valitsuse koalitsiooniprogrammist ja nüüd on see ka jätkunud uue valitsuse koalitsiooni nii-öelda leppega ja valitsuse tegevusprogrammi tegevusena siis on ka ligipääsetavus välja toodud mitmes kohas ja sellest tulenevalt ka rakkerühm oma tulemustest valitsusele. Nüüd mõistete juurde, et ligipääsetavus hästi klassikaliselt on mõistetud võib-olla hoonete kesksena ehk et seda nähakse kui seda, kas hoonesse läheb kaldtee, kas on lift ja käsipuu. Et me oleme siis hästi tugevalt toonud selle nii-öelda tervikkäsitluse esile ehk ligipääsetavus koosneb tegelikult 3 komponendist. See on füüsilise ruumi osa, teenuse disain ja infodisain. Kui seda nüüd piltlikustada, siis see tähendab seda, et kui inimest väljub, siis esiteks ta peab oma kodust välja saama, siis ta peab saama liigelda avalikus ruumis. Infodisain tähendab seda, et esiteks ta kõigepealt on võib-olla veebilehed saanud uurida, kuhu ta läheb ja mis ta seal saab ja mis talle pakutakse, mis kaupa või teenust tal parasjagu vaja on. Samamoodi avalikus ruumis liikudes on info esitatud talle selgelt ja arusaadavalt kõikidele kasutajatele. Ja kui ta siis lõpuks jõuab sihtpunkti, kuhu ta soovib siis minna, siis ta saab sealt hoonest sisse ja ka seal on info kogu aeg teda ümbritsevalt on kõikidele kasutajatele esitatud arusaadavalt ning siis see teenus või kalitud selliselt, et kõik kasutajad saavad seda kasutada, mis tähendab seda, et sellisel juhul, kui me neid 3 komponenti arvestame, on meil terviklik ligipääsetavus. Me oleme oma töös lähtunud paarist olulisest põhimõttest, mille kaudu me oleme püüdnud nii-öelda avalikus arutelus ja nii-öelda üldsuse teadmises seda mõistet ka selgitada ja teadvustada ja põhimõtted nendest esimene on hästi oluline, et me peame lähtuma kõik inimest kaasavast elukaare vaatest. See tähendab seda, et hästi palju on räägitud ligipääsetavuse kontekstis erivajadustega inimestest ja kahtlemata erivajadustega inimestel on kõige viletsam seis selles mõttes, et nad on kõige rohkem diskrimineeritud just ligipääsu mõttes nii füüsilisele ruumile, teenustele, kaupadele. Aga me väga palju teisi kasutajaid, kes vajavad samuti ligipääsetavust ja kelle jaoks siis see nii-öelda ligipääsetav ruum on tegelikult tunduvalt mugavam ja kasutajasõbralikum. Ja sealjuures on mõned suuremad kesksed kasutajagrupid, mis on hinnatud absoluutselt igas kohalikus omavalitsuses ja teatud erinevate tasakaalud lihtsalt. Need on siis lapsed, need on eakad ja need on ka ajutise erivajadusega inimesed. Ja põhimõtteliselt seda, et me peame vaatama ligipääsetavust elukaare põhisena, sest elukaarel inimesel on siis kas vanusest või mingisugusest ootamatust sündmusest tulenevalt enamasti meil kõigil mingi ligipääsetavuse vajadus erineval ajahetkel.
Me oleme näinud töö käigus, et lapsed on väga oluline sihtgrupp selles mõttes, et lapsed on juba oma kasvult väiksemad. Lapsed iseseisvuvad Eestis 7-aastaselt, mil nad lähevad kooli ja nad peavad saama täiskasvanutega võrdselt hakkama avalikus ruumis. Meil on väga palju eakaid, kellel on väga suur hulk erivajadusega sarnanevaid tegevuspiiranguid, liikumine, kuulmine, nägemine, erinevad võimekuse langused väga suure protsendi ulatuses alates 65. eluaastast ehk vanusega järjest süvenevad. Ja meil on 150 000 umbes on see arv meditsiinilisi protseduure, mis on siis igal aastal õnnetustest, erinevatest õnnetustest ja vigastustest tulenevalt. Ka need inimesed siis avastavad, et üks hetk, kui neil on mingi seisund, mis on neile uudne, siis saavad aru, et tegelikult see olemasolev keskkond nende igapäevategevusi ei toeta. Ja teiseks, nüüd seondub oleva ligipääsetavuse mõistega, et me ei tohiks ligipääsetavust vaadelda ainult ühe hoone kontekstis või ühe ehitise või objekti kontekstis, vaid see on inimese teekonna põhine terviklik, sest et inimesel ei ole väga palju kasu sellest, kui üksik hoone kuskil on ligipääsetav, vaid et ligipääsetav peab olema kogu tema teekond ja kogu teda ümbritsev keskkond. Milles on peamine probleem, miks meie ühiskond ei ole ligipääsetav, on see, et järgitakse sellist meetodit, mille puhul siis arvestatakse ükskõik selle loomisel ringi keskel oleva isiku omadustega. Tegemist on siis keskealise heas vormis, keskmist kasvu, paremakäelise meesterahvaga. Ja osatakse siis arvestada nende kasutajatega, kes jäävad siit ringist väljapoole. Ja me näeme, et seal ongi eakad, erivajadustega inimesed, lapsevanemad ja teised. Nüüd, ise ma olen seda sõnastanud, meil on selline omen, eks ju, et see tuleneb väga paljudest asjaoludest, et esiteks madal teadlikkus, teiseks see, et juba põhikooli tasandil meil ei õpetata inimeste erinevusi kuni selleni, et need spetsialistid, kes meie keskkonda teenuseid kujundavad, ei oska siis mõelda erinevatele kasutajatele, sest neile pole seda näiteks õpetatud, nad oskavad lähtuda enda võimekusest, et see on nüüd see üks probleem, mida me näiteks haridussüsteemis peame lahendama. Nüüd edasi minnes, näitan veel korraks sihtgruppe ka, et arvudena, et nagu ma ütlesin, igas kohalikus omavalitsuses on erinev osakaal nüüd erinevas vanusegrupis, aga see on Eesti peale kokku, et nüüd see 49% siin vasakul helesinisele pirukal on siis see keskmine inimene sellel ringi sees, kellest täna lähtuvalt on siis keskkond kujundatud, aga paremal pool on siis need kasutajad, keda me näeme kõige suuremate sihtgruppidena, kes vajavad ligipääsetavat head keskkonda. Neid on täna 51% ja nemad ka prognooside järgi suurenevad, mis tähendab seda, et tegelikult me täna tegeleme juba vähemuses oleva grupiga, kes igal juhul ligipääsetavusest ka võidab, aga me peaksime keskenduma nendele inimestele, kes on paremal pool. Hästi kiiresti näitan ka seda, et selleks, et seda terviklikku elukaarepõhist ja teekonnapõhist käsitlust järgida, oleme me läbinud siis väga erinevate teemade arutelusid. See tähendab, et füüsilises keskkonnas avalikud hooned, eluhooned, ühistransporditeed ja infoteenuste osas kaks kõige olulisemat valdkonda, e-keskkonnad ja audiovisuaalmeedia. Nüüd lühidalt siis peamistest probleemidest, mida me oleme tuvastanud, et esmalt kindlasti see, et teadlikkus ligipääsetavusest on madal ja neid olemasolevaid nõudeid, mis kehtivad, neid täidetakse puudulikult või mitte üldse. Ligipääsetavust nähakse kohustuse, mitte võimalusena. Kohalikud omavalitsused näevad kohustusena
ja näevad seda kohustusena seetõttu, et ei ole teadvustatud täna see, et ligipääsetavuse vajajate sihtgrupp on tunduvalt laiem kui ainult erivajadustega. Seetõttu tundub, on levinud mõtteviis, et kuskil on parem lahendada need probleemid eriteenuste abil väiksele sihtrühmale, mitte siis luues lahendusi, mis sobivad kõikidele ja kaotavad lõppude lõpuks ära mingite eriteenuste vajaduse. Erasektori puhul on tegemist ärivõimalusega, sest et tunnetuslikult on erivajadustega kliente vähem ja see on tegelikult müüt, sest et lihtsalt nad ei liigu ringi meie seas nii palju, kui nad võiksid, sest et keskkond ei toeta seda. Nüüd veel, et tellijale, olgu ta siis kohalik omavalitsus, riik või erasektor, on madal teadlikkus ja spetsialist ei oska talle ligipääsetavaid lahendusi pakkuda. See on nüüd jällegi see, mida ma ka eelnevalt kirjeldasin, et kahjuks meie olulisemate keskkonnakujundajate spetsialistide õppes ei ole ligipääsetavus olulisena sees või mitte üldse, mis tähendab seda, et kui täna tuleb kõrgkoolist näiteks arhitekt välja, siis me ei ole üldse kindlad, kas talle on antud seda õpet, mis tähendab, et kuidas erinevad kasutajad ühte hoonet näiteks siis saavad kasutada, mis on erinevate kasutajate võimekus ja suutlikkus kasutada siis hoonet, avalikku ruumi. Juba hästi palju olen kordanud, et teemat nähakse ainult erivajadustega inimese kesksena ja häid näiteid meil on, aga need on üksikud ja nad ei ole süsteemsed. See on just see kõige suurem probleem, mis tuleks lahendada, et sellest ühest hoonest ei piisa, vaja on tervet teekonda, mis oleks ligipääsetav. Nii, ja nüüd võib-olla kõige olulisem slaid ja ka ma räägin siin natukene pikemalt, et mida me oma töös oleme siis leidnud, et mida omavalitsus saab teha selleks, et ligipääsetavus suureneks. Ja kus on need kohaliku omavalitsuse hoovad, motivatsioon ja miks ta peaks seda tegema. Ma proovin seda nüüd selgitada nii hästi, kui ma oskan, et esmalt on siis KOV-il kui oma inimesele kõige lähemal asuval riigi esindajal, siis oluline hoida see tervikvaadet ligipääsetavusele. Ja see tähendab seda, et mitte ainult siis, et arvestatakse nii kõikide elanikega ja seesama, et oluline on kasutaja tervikteekond. Ma selgitan nüüd seda natukene praktilisemal tasandil lahti, et mis on meie tunnetus ja mille osas on ka näiteks algatatud nüüd Sotsiaalministeeriumis üks põhjalik uuring on see, et täna on tunnetus, et meil on väga palju kohaliku omavalitsuse ja ka riigi sotsiaalteenuseid, mis tegelikult kompenseerivad mitte ligipääsetavat keskkonda. See tuleneb sellest, et on vananev ühiskond ja meil on see füüsilise keskkonnataak juba siis nagu nõukogude ajast ajalooliselt olemas, mis on ligipääsmatu. Ja sellest tulenevalt on väga suur selline nendes teenustes see komponent, mis kompenseerib rahaliselt siis seda vähest ligipääsetavust keskkonnas. Et ma toon mõne näite. Et hästi selge on see, et meie kortermajad on ligipääsmatud. Need on ehitatud sellisel ajahetkel ja sellise ideoloogia järgi, mis tegelikult oli standardiseeritud lähenemine elupinnale, kus siis kvaliteetset elukeskkonda tänases mõttes tollal ajal neid põhimõtteid ei olnud. Et lisaks erinevatele ruumikitsikustele ja muudele probleemidele on tegemist ka ligipääsmatu keskkonnaga. Ja kuivõrd väga palju Eesti elanikke ja ka, ma ei tea nüüd seda arvu täpselt öelda, aga kindlasti ka eakamat elanikkonda elab korterelamutes, siis juba seal tekib kohaliku omavalitsuse jaoks esimene probleem, et kui inimene üks hetk ei saa siis kas püsiva erivajaduse tõttu või siis oma
vanusest tuleneva mingisuguse liikumispiirangu tõttu enam oma korterist välja, siis automaatselt hakkab kompenseerima seda siis kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenus. On see siis sotsiaaltöötaja tööaeg, kes käib ja hangib esmavajalikke kaupu. On see siis invatransport, mis aitab inimest tema esmavajalikesse sihtpunktidesse ehk näiteks arsti juurde või mõnda ametiasutusse. Et see on selline nagu lõputu teenuste loetelu, siis, mis tuleb sinna juurde. Ja tegelikult, kui me mõtleme, et väga paljud inimesed on lihtsalt kas siis ratastoolis või kasutavad kõndimistuge ja väga pikki aastaid, eks ju, eakana, siis kõik need iseseisvad ja liikuda ringi juhul, kui keskkondhooned seda toetaksid. Ja siin ma tulen selle teise alapunktile, et oluline ei ole mitte ainult hooned, vaid et on oluline see, milline on meie teed, meie kõnniteed, meie üleminekud, äärekivid, kuidas meie ühistransport on hangitud, et ühistransport on olnud väga suur valdkond, mida me oleme arutanud üksipulgi, et täna on juba liikumas see kõik selles suunas, et meil tuleb madalapõhjaline ühistransport edaspidi, et mitte ükski ühistranspordi hange ei tohi enam olla selline, mis hangib astmetega siis busse, kuhu siis ei saa sisse mitte ühegi liikumise abivahendiga ega ka lapsevankriga ega ka siis eakas, kellel on lihtsalt raske jalga tõsta. Et selles mõttes kõik need elemendid inimese teekonnal on hästi olulised kuni sinnamaani, kui ta jõuab siis näiteks võib-olla, ma ei tea, näiteks mingi omavalitsuse teenuseni kuskil hoones, et seal on siis vaja väga täpselt läbi mõelda lähtuvalt erivajadusest see teenuse korraldus, et kui minu juurde tuleb inimene, kellel on näiteks kuulmislangus või kasutab viipekeel või siis kes näiteks on pime, et kas ta jõuab minu uksest edasi, kas keegi üldse suudab, ütleme, kuidas me oleme oma inimesi koolitanud, et kas keegi suudab võtta inimese vastu ilma kohmeta korrektselt käitudes, teades, mida teha, teades, et meil on näiteks riiklik keskne võib-olla viipekeeleteenus Sotsiaalkindlustusametis, et kõik see oleks läbi mõeldud juhul, kui mõni selline inimene tahab tulla näiteks meie teenust või meie füüsilise teenuse punkti. Nüüd teise punktina ma tõin olulise teema, mis on siis kohaliku omavalitsuse vastutusalas, et see on siis kogu planeerimise ehitustegevus. Et sellest esimesest punktist lähenevalt siis, et miks on oluline hoida ligipääsetavuse tervikvaadet, seda edendada. See on siis tegelikult puhas võrdsete võimaluste tagamine ja ma julgeks ka väita, et see on ressursside planeerimine. Me oleme teinud ettepaneku ja Rahandusministeerium toetab seda, et tuleb edendada seda, et kohalike omavalitsuse arengukavas analüüsivad läbi ligipääsetavuse. Analüüsivad seda, esiteks väga, millised kohaliku omavalitsuse esmavajalikud teenusepunktid ehk hooned on ligipääsetavad, milline on ühistranspordi seis, milline on ühistranspordi taristu seis ja kas inimeste teekonnad nende kõige olulisemate punktide vahel on ligipääsetavad, kui ei ole, milline on meie investeeringuplaan, et sinnani jõuda mitme aasta perspektiivis me sinna jõuame ja mis on hästi oluline, et kui me teeme midagi täna, näiteks sellel aastal hakkame parandama asfalti kuskil, et siis kas me teame kõiki neid nõudeid, mida me peame järgima selleks, et mitte enam taastoota seda ligipääsmatut taristut juurde. Ehk et kogu arengukava on see koht, kus kõik need asjad tuleks läbi mõtestada ja näha seda ühe finantsplaneerimise instrumendina tegelikult. Siis kitsaskohtade kaardistamine, süsteemne tegelemine, siin ma tegelikult juba rääkisin ära, mis see mõte on inimese teekonnal.
ja hästi praktiline igapäevane tegevus, 3. punkt, et tugev ja seni ma kindlasti julgen väita, et alatäidetud roll ehitustegevuse üle järelevalves just siis ligipääsetavuse nõuete osas. Et meil on siis täna väga hea määrus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus number 28, mis seab ligipääsetavuse nõuded nii hoonetele kui teedele. Ja mõlema osas siis ehitus nii-öelda alates planeerimist ja ehituslubadest kuni tööde vastuvõtmiseni ja siis kasutusloa andmiseni on KOV-i pädevuses. Et täna meie töö ja arutelud on näidanud, et kohalikud omavalitsused sellest aktist on kas vähe teadlikud, neil puudub teadmine, kuidas seda kontrollida, seda ka ei nõuta. Et see on ka kindlasti üks asi, mida tuleb parandada ja selles osas me oleme teinud ka väga palju ettepanekuid. Meie ühine pealkiri on võib-olla see, et ehitusprotsessis muutub olulisemaks komponendiks, kui ta täna on. Et kui me oleme täna ehitusvälju võib-olla tähtsustanud turvalisust, energiasäästu, siis vaade ehitusele tähendab ikkagi seda, et see peab kõikidele inimestele kasutatav, et me ei ehita ainult sellel esimeste slaidide seas olnud 2 jalal kõndivale heas vormis inimesele. Ja see tegelikult ongi minu poolt kõik, et ma vastan küsimustele. Ma loodan, et neid tekkis ja ma olen ka siia pannud lingi kogu rakkerühma töö ja nende detailsemate soovitustega saab tutvuda sellel lingil. Seal on kõik erinevate alateemade materjalid, et aitäh. Suur aitäh. Meil on ka siin chat, et kui te saate, kui on mingi huvitavaid teemasid tahate tõstatada või on küsida, siis saate ka seda chati kirjutada. Aga ma tahangi nüüd küsida, kas on Keidile hetkel küsimusi siit saalist või siis Zoomist. Et tegelikult see, mis sa ütlesid, et kohalikul omavalitsusel võiks ligipääsetav olla võimalus. Et nüüd on mõned aastad möödas sellest omavalitsuse reformist, meil on üksused suuremad. Me täna loomulikult natukene arutada ka seda, et mis sa arvad, et kas teie vaade, teie kogemus ütleb seda, et see on nagu kohustus või on teie juures juba näiteks see võimalus. Et see ongi meie tänase arutelu eesmärk, et me saaksime natukene vastastikku infot vahetada ja julgesti kirjutage siis chati, kui hetkel isegi ei ole küsimusi, siis teha. Ja praegu ma ei näe, aga Keit, kas sa saad meiega jääda või oled sa minemas järgmistele tegevustele? Saan jääda. Ühesõnaga igatahes. Väga tore, aitäh sulle.